Ja nii, tere sõbrakesed. Ma olen siin ka lõunamaa poole peal. Mul siin ka 36, 37 on sooja. Just nimelt on sooja, mitte ei ole palav. Okei, natukene ebamugav, kui pead tööd tegema. Aga näiteks praegu istun varjus, on väga mõnus, väga mõnus. Täna, kui sai Roklaga alused liigutatud, siis oli veidikene palavavõit, ütleme nii, aga ei olnud hullu. Ühesõnaga, nüüd on Kreeka ralli ära olnud. Ma jäin nimelt mulle järgmisse laadimiskohta on ala mingi 100 kilti minna. Ma jäin see seisma, siin on natukenegi puude all, edasi parklad kõik, mis on. Need on kõik just nagu ei mingid puid, jumala lageda peal. Ja seal see tähendab seda, et kuni õhtul hiljani on see päikse käes kuum, aga siin varsti läheb päike nagu puude taha ära, et peaks nagu okei olema. Võt niimoodi, see on nüüd lühidalt mul tõesti. Aga te kõik ootate muidugi nüüd, et tuleb loosimine. Loomulikult loosimine tuleb. Ja kõigepealt teemegi ühe loosimise ära. Et kõigepealt WRC2 sõitjatega oli küsimus mul pandud, et kumb lõpetab paremal positsioonil, kas Robert Ilves või härra Jürgenson, Romet Jürgenson, kellel on seda ebaõnne praegu on sel aastal nii palju, aga ma arvan, et kuna ta kiirust on näidanud, siis pigem olgu see ebaõnn praegu ära, sest ma arvan, et ta on seal M-spordis nii heas kirjas, et on tal võimalus ka järgmisel aastal sõita ja ei ole hullu midagi. Et ta võtab seda asja ka väga pühendunult ja nagu miljonär ütles, et natukene mõtleb selle asja üle. Ta lihtsalt tahab kõiki asju nii korralikult teha ja paneb endale ise liigsed pinged peale niimoodi, et Romet, kui kuuled, ma tean, et see on üliraske, aga katsu need pinged maha lasta. Sellepärast, et miljonär ise ütles, küll sa tead paremini, mis ta ütles, juudan sulle ka ütlen, sa paned endal liiga palju pingeid ise peale. Aga katsu seda vältida, sest ma tean seda omast käest, siis kui ma Saaremaad sõitsin. Minul oli seal raudne eesmärk lõpuni tulla ja raudne eesmärk mitte autot lõhkuda, siis see oleks mu eelarve kohe täielikult põlvili lükanud. Nii et ma ütlen, et ma saan sellest aru, aga teeme nüüd ära, ma panen teise telefoni käima kohe. Et siit ma hakkan lugema, kes mida on, mul on see lahti võetud. Et Robert Ilves sai loomulikult parema koha. Ja siis mul on, et hääletajaid oli 57. Ja seekord võtan telefonist siit niimoodi, vaatangi lambist jälle, hakkan ülevalt alla lugema. Et üks number 57. Auhinnaks siis on Võru rallifännide poolt pandud üks Rally Estonia müts. Ma ütlen müts, eelmine kord ütlesin ka müts, Nokats Rally Estonia oma. Ja minu poolt on kindlasti autolipp amatööri logoga. Ja kui on valmis tehtud, siis selline asi ka, et kes kaelas kanda ei taha, siis seal komplektis sees on siuke väiksem kett koos rõngaga ka. On, et siis igaüks valib ise, ainuke asi, et kui ma need kätte saan ja juhusi, kui saate pakendist välja võidud, siis vaadake, seal on see väike, hästi pisike rõngas ka eraldi sees, millega pärast peate need plussid ja viirused ära ühendama. Et kui tõmmate paki lahti, et see välja ei kukka, muidu kaotate ära. Aga teeme siis ära nüüd 57 ja vaatame, kes see on, siis saab enne Rally Estoniat, ma saan teile kohale toimetada. Et siis saan teada, et kas pean postiga saatma või saan ise kohale tuua, sest mul järgmine nädal on Tartusse asja ühel teatud põhjusel, selles ka kunagi hiljem. Aga nüüd ma näitan siit ära, ma panen nii lähedale kui saan, peaks olema näha, et mul 57 pandud. Ja nüüd ma katsun siis teha, vajutame, oota, kus ma selle vajutama pidin. Nii, ok, no teen. Noh,
tahad nüüd siin? Ütle mulle külmus ära või? Oota, ma panen uuesti. Panen numbri 57. Uuesti panen näitan 57. Hop. Kuule, et siin on selle interneti leviga kehva. 1. Muidugi on 1, noh. Aha, näe. Nüüd on kõik on õige. Uuesti näitan. Nüüd ma saan see get random peale vajutada. Kui sa oled need oma dokumendi failidega. 45. 45 on see vahva värk. Püha püss 57. Siis ma peaksin nagu tagantpoolt lugema. Mul 45 tuleb tagantpoolt peal lugema. 57 see on -7 ja -5. 13 maha on ja tagantpoolt. Ma võtan tagantpoolt siis. 13 maha, ma ei viitsi ülevalt nii palju neid lugeda. 13 maha on ja 13 juurde, ei ole 13, 12 või, 45. Ei, perse, ma hakkan ülevalt poolt lugema. 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ja 45. Alan Lind. Ma pean selle üles ka kirjutama. Muidu on pekkis. Mul läheb pärast meelest ära. Ma kirjutan siia. Alan. Ma teen igaks juhuks selle kuvatõmmise ka. Nii olemas. Siis ma leian pärast kindla peale üles, vaata niimoodi käib see asi. Siin on, teate, kui palju inimesi kõik vaatavad pealt, kuidas ma videot teen. Täitsa pekkis juba alad. Okei. Ja vaadake, nüüd ma pean väikese lõike tegema. Enne kui ma veel lobisen. No WRC ralli, Kreeka ralli ja puha uhke värk. Teine loosimine tuleb ka, ärge muretsege. Kreeka ralli ka ja WRC sõidavad ja puha ja igavene äge uhke värk. Ja ütleme, emotsioon oli kõva. Ma vaatasin Parkfermeen postil oli ka emotsioon kõva. Ja siis saime teada, et see hädasmees, keda meie teame Kauri Pannasena, Lätis on tema Kauri Pann, kus peal praetakse. Nii et see nimede tõlkimine alati nii, nagu ta on. Tegelikult vahel päris palju nalja, et ise nagu, kui ei mõtle ja hakka tõlkima, siis ei olegi just nagu midagi, vaata, päris äge nimi, aga tegelikus oma kohalikus keeles võib asi olla täiesti normaalne, aga teises keeles siis on väga imelik on. Mitte imelik, aga naljakas, ütleme niimoodi. Aga tühja sellest. Ma tahtsin siia panna, et te kõik nägite, vaat siis, kui oli see Eesti meistrivõistluste ralli osana oli Soomes, Jyvaskylas sõitsid seal. Ja siis te kindlasti nägite seda pesuehtsat Eesti WRC auto siukest vinget õhulendu on ju. Vinge hüpe, eks ju. No me nägime väljapoolt. Aga ma panen siia nüüd, enne kui me edasi lobiseme, lihtsalt, et teile ka näidata, mulle see video lubati seda avaldada, aga on sisekaader, mismoodi sealt salongist see asi välja nägi. Ja vaat see on siis Heigo Ojassaare hull hüpe. Ja siinkohal muidugi ma ütleks veel kohe enne ära, et seal kaardilugejal lendab noodivihik käest ära ja värki ja minu arust on Kuldar Sikk, kes selle noodivihiku autor on, et mismoodi see kujundus ja värk on, et ma ei tea, et Kuldar peaks äkki mõtlema selle külge, et umbes nagu
kuidas see on need, purjelauaga sõidad või surfid, eks ju, et siis nendel on ju see, või ütleme, skuutril on siukse vedrurõngaga on ümber käe see asi, et umbes kui kukud vette, siis plõks, et sul see lainelaud või värk, et kuskil ära ei lähe, et saad selle kätte või siis skuuter seisma jääks ja värki. Äkki peaks sinna ka külge panema niimoodi, et on mingi siukse vedruvärgiga ümber käe pandud, et kui paned ja sellest lendab käest ära, siis saad nagu nöörist tagasi tõmmata, on ju. Et värki, aga vaatame selle video ära, et see on ikka ülimalt räigest. Kui ma seda väljapoolt kaadrit nägin, siis ma hakkasin kohe mõtlema, püha püss küll, et lendas ilusti kõik värki, aga tiisukese vedrustus ei ole ju siuke nagu nendel muidu autodel on, et seal sees võib päris jube olla. Aga vaadake. Nukk otse 200 ja suur hüpe otse üle. Läheb. Sõitmure. Miks sa nii tegid? Mul läks legend käest ära. Oota iga. Täitsa putt, mul läks legend käest ära, oota. Sel hüpe. Tule, mul on legend läinud. Hoia kinni siis. Suur nukk otse üle. 200, see on parem. Oota. 250. Nii. No vot, kui oli äge ju, mingi täitsa hullu meelde ja vendadel, kurat, need vendadel on veokamehed küll, ma olen ka veokamees, okei, ma sõidan Scaniaga mööda maanteid, aga kurat, nendel vendadel ikka mune küll, ma oleks küll vedelaks, ma küll ei oleks julgenud minna. Aga ma siin kuulsin Nuiamäe käest, et Nuiamäel oli ka plaanis sealt hüpata niimoodi kohe, panna kohe täiega, aga no Nuiamäel oli see viga, et Nuiamäel seekord püsis tee peal, üle võli kuskilt ei pand, aga juhtus nagu WRC autodega ikka juhtub, et oli väike tehniline mure. Ja tal nimelt vist läks ma ei mäleta nüüd, Kardaan vist läks kuskilt vahepukku, midagi läks katki, mingi ühesõnaga tehniline teema. Aga mis puudutab veel nüüd seda Kreeka rallit, siis Kreeka rallis ma ütleksin niimoodi, et võib-olla tuulekahil jääb kõva peale, andeks, ma katsun arvutiga selle pärast maha võtta. Aga mis on Kreeka ralliga äge, ikka olgem ausad, kurat, see Ogier on ikka kõva mees küll. Kauri Pannas ütles, et tal on nagu mingi X-faktor alati olemas, aga temas endas sees, aga ma ütlen ikka niimoodi, et seal ei ole mitte X-faktor, aga selle mehel on lihtsalt nii palju kogemusi. Ja teine asi on see, et ta võtab asja ajudega. Lihtsalt ei lase niimoodi, et laseb silmad ruutu ja siis paneb niimoodi, et anna minna, et on täitsa pekkis. Või ta kalkuleeribki kõik täpsed asjad läbi. Ja see näitabki seda, et mis on see tark sõit tegelikult. Et see tark sõit ei ole niimoodi, et okei, et vaatan, ees on nii palju vahet ja taga on nii palju vahet tulijatega, et siis ei vajuta või ei tee. Aga see kogu see taktika ja värk, et see, kuidas ta paika pannakse ja siin alati see, kes ees sõidavad, peavad ees startima, see teepuhastuse teema on. Ma ütlen, ma olen ise ka võib-olla selles pehmeks läinud, et ma olen ära harjunud sellega, et Ogier siin kogu aeg võitis, sõitis ees ja teepuhastamine on, olgem ausad, ega ta ei hädaldanud. Et tee puhastamine, see on, tahad tiitli peale sõita, siis see on sinu ülesanne. Kui sa seda teisiti paika ei oska endale sättida, sõidadki ees. Ja kui vaja, siis sõidad terve hooaja ees seal. Mingid vahet ei ole. Ja selles mõttes muidugi Elfini poiss läks sealt lati alt sellega ikka läbi. Et kui arvesse seda, et Taka tuli teise autona ja mitmes Taka oli, Elvin esimesena oli hullem, aga ma ei usu, et see üks auto nüüd nii palju muudab. Et mina ise olen alati sükest plaani mõtlenud, et et selleks, et teistele asja jamamaks teha, kui mina oleksin nii kõva mees, peaksin ees sõitma. Et ma võib-olla sõidaks niimoodi, et seal, kus sirged on, seal vajutad, aga ütleme, et selle jälli ette tegemist, niikuinii oled selle libeda peal, siis ei läheks mitte nagu kõige optimaalsemat teed, aga läheks nagu suht valet teed pidi, et jälje jätaks kogu aeg valesti ette, sest tagant tulija on siis jumala raske. Ja kui ta näeb, et see, kus ma hakkan pidurdama, ma olen kuskil
nagu asun tee peal vales kohas on ju, see ajab teda ka leilis, ta sihib mu jälge ja siis vaatab, et kurat ei ole, tahab õige trajektoori peale minna, aga siis ta on ise herneste peal. Ma teeks niimoodi, mis teie arvate? Aga no vahet ei ole, et selles mõttes oli ikka ütlemata kõva ja vaadake, tuleb teile meelde, mis ma eelmises videos ütlesin. Ma ütlesin, et Elfin tuleb Lõuna-Eesti rallile. Et tuleb ja mille pärast, sellepärast, et harjutada seda ees sõitmist. Täpselt see point on, sest kui testi lähed, sõidad ühte sama lõiku kogu aeg, sõidad jälle juba puhtaks ja ongi jama. Aga rallil siis on hea, siis ta saab seal ees sõita, kogu aeg ees minna niimoodi, et see on selle asja point. Ja muidugi noh, ma siin Solbergi esitus ka muidugi, ta oli mul pandud ka sinna WRC Fantasy ennustusse, aga ma ei tea, oli mul vist 4. äkki pandud või kuidagi niimoodi, et tema solkis mul ka päris palju ära ja Formeau ka muidugi, Formeau oli mul esimeseks pandud. Vill oli teiseks pandud ja Ogier vist 3. või. Nii et Vill läks mul täppi igatahes. Aga ütleme niimoodi, et vaene Solberg, tal on ikka peas praegu nüüd kõik nii segi. Et kas ta nüüd sellest välja ujub, sest see on ju eraldi pinge peal. Siin ju hakkavad kõik küsima, et näed, eelmine aasta võitsid ja kuidas see aasta lähed võidu peale või mis. Et ma arvan, et see paneb tal lisapingid sellepärast, et ütleme, et sa oled ise palju ära käkkinud ja ütleme Eestis niimoodi käkkida ei anna, et panid välja ja sõidad läbi okastraadi uuesti tee peale tagasi, et kui siin ikka metsa vahel välja läheb, siis on ikka väga hapu lugu. Niimoodi, et ma ei tea, ma ise arvan, et siin tuleb tõenäoliselt siuke kõvem andmine tuleb just nimelt Ogieri ja Villi vahel. Et Formeau ma ka maha ei kannaks ja muidugi Esabekat ka, aga Esabekat ma ei paneks näiteks ennustust kindlasti sinna esimeseks ei paneks, sellepärast, et kui tema sõidab, siis on vähe usutav, et tal lastakse esimesena lõpetada. Sest ma ei usu, et mõni teine oleks nii taga, aga no mine tea muidugi. Aga Esabekal ka, ta pole saanud nii palju sõita niimoodi, et vähe usutav. Aga jah, see oli siukene vahepealne loba. Kuidas on, et muidugi Virves auhinnal olsime juba välja, mis Virves ennustusega sai ja selles mõttes muidugi on Virves oli koos Jakoviloga ikka ka ülitubli, ülikaalutletud sõit ja ta on ka siukene ka väga rahulik ja ütleme, ei ole pika jutu mees, nagu öeldakse. Nii et selles mõttes Robi, palju õnne sulle minu poolt ja Jakovilole ka. Nii et olge, näed siit loen, siin on jälle Oliver Solberg is targeting is mental reset after his series of WRC. No jah, okei. Ta seda restarti teeb juba päris mitu korda. Nii et vahet ei ole. No mis mul on siis? Siin on meil pandud siis, kes võidab Kreeka ralli, see on nüüd teine loosimine. Kus on põhiauhind on pandud Janno Jüriö poolt, on autokeemia, minu poolt juurde ka jälle sama teema, kui ma kätte saan, siis on see, pluss Nokats, Rally Estonia oma, mis on rallifännide poolt ja autolipp amatööri logoga. Nii et vaatame siis, palju meil siin oli siis nüüd, vaatame. Enamus panidki, väga suur hulk panid Ogieri peale, niiviisi. Ja Ogieri peale panid oma hääle 51 inimest. Niiviisi, nii et nüüd ma pean siin jälle ära vahetama selle numbri, nüüd on 51. Niiviisi, ma näitan, nüüd on 51, üks ainukest on vaja meil. Oleks, et ei tule see nii kaugel, muidu ma pean jälle nii palju lugema. Ja tähelepanu valmis olla start. Näed, nüüd andis 50. 51, no siis on eelviimane, huvitav, kes see eelviimane on. Nüüd ma ei peagi lugema, see oli küll hea number praegu. Priit
Rõigas. Priit Rõigas, kirjutan siia ka. Priit Rõigas. Ja nüüd olge ise ka head, tublid, kelle sõber see on, kes tunneb, öelge ka kohe, ma muidugi ise katsun ka ühendustega võtta, aga kõike võib olla. Et mine teab, äkki ma ei saa kätte ja kui teie kui sõber ütlete, näed, amatöör jagab auhinda, et sul läks õnneks, et siis on nagu tibi-tobi, siis saab minuga ise võtta ühendust ja on nagu kergem. Et muidu on niimoodi, et mul ka vana inimese pea läheb meelest ära. Nii et okei, rohkem ma siin palju ei jobise, nii palju ütlen, et sel aastal, sel suvel on mul plaanis üks päris huvitav põnev asi teha. Üks live ülekanne tähendab, ütleme, et ühelt samalt ürituselt 2 erinevat live ülekannet teha. Et juba väiksed testid käivad niimoodi, et kus kohal, seda ma ütlen kunagi hiljem, aga ühesõnaga tuleb päris vinge väljakutse, et proovime ja siis saate teie sellest osa ja meie saame kogemuse võrra rikkamaks ja tuleb YouTube'is ühelt ralliürituselt live ülekanne, nii et ma loodan, et korraldajad ka mingit pidurit ette ei pane, et eks ma nendega räägin ka läbi ja ma arvan, et tuleb hästi. Nii et, aga siinkohal ma nüüd lõpetan, video on juba mul 21 minutit pikk, nagu ma näen, pluss kokpitis kihutamine ka veel, nii et ei viitsi keegi nii palju vaadata, nii et selles mõttes olge tublid, pange like'i panemine ei maksa mitte midagi. Ja pange ka kindlasti, mis pange, like panete, aga haibite ka kindla peale, sest haipi vaja, mina haibin alati, Peepafi videosi ka alati haibin, sest kui ma haibin, siis see jõuab rohkemate inimesteni, pöida panen, siis on see sama, jõuab rohkemate inimesteni. Nii et, aga okei, teeme nüüd tšau-plau, ma teen selle pikniku laua siin vabaks ja siis saavad inimesed siia sööma tulla, nii et